Nii, enne reisi ette taha uued kettad, uued klotsid, käsipiduri klotsid ja käsipiduri remontkomplekt. Et ülevaatuse aeg hakkab tulema. Selle kuuga saab läbi juba, juulikuuga. Juuni on praegu jah, juunikuuga saab läbi. Ma ei tea, millal see video tuleb, selleks ajaks võib-olla on juba september on ju. Aga nüüd saab läbi, teeb need asjad ära, siis läheb ülevaatusele. Ja põhimõtteliselt siis hakkan vaikselt reisima ka. Võtsin ratta küljest, võtan supporti maha, ketta maha ja vaatan, mis seal sees toimub. Võtsin supporti maha ja ketta ka. Ma puhastan ära siit breigiga kõik. Nüüd on näha ka, mis siin toimub. Ühelt klotsilt on kattega minema löönud, pole mitte midagi. Ja nüüd ma saan pildid teha ja siis ma hakkan lammutamist. 2 korda juba kolksuga vastu läinud, pole hullu. Aga jah, hakkan pihta. Need peaks nüüd olema kõik, mida on vaja, et teha käsipidur ära. Saad oma nägu ka kaamerast näidata. Aitäh! Ma tänan väga. Palju ma võlgan? Ära aja sitta mulle. Jäta meelde. Ma ei tule Saaremaale. Nii. Selle sain lõpuks otsa. See on ammu otsas. Siukest vedru pole. See on teise poole oma, ma kunagi mingi 100 aastat tagasi võtsin sellest küljest. Ma panen siia selle suure vedru, aga ma ei tea, mis sellest saab. See, mis siin pool oli, see on nüüd katki. Murus otsast ära. See on nii mäda juba. Väänasin see, mis katki läks, väänasin uuesti otsast. Ta on natuke lühem, aga äkki ma saan seda kasutada, sest ma ei leia ühtegi vedru kuskilt. Ma panen ta kokku ära ja siis on tehtud. Lasen keraamikut täis, kõik vaad, mis liikuma peaksid. Kõik on koos, igalt poolt. Mida rohkem, seda uhkem. Natuke on ikka vahet. Kuigi klotsid on, no okei, ikka pool on ära kulunud siin. Nüüd on siin kõik puhastatud, keraamiku kokku tehtud. Nendele läheb piduri silikon peale. Jääks libedalt käima ja aitab rooste vastu ka. Et nüüd ei olegi rohkem kui asjad kõik kokku tagasi laduda. Võtsin korra selle supporti maha veel ja siis ma tegin siin. Siis ma keerasin siit selle käsipiduri selle paika. Mul on kergem võtta ketas korra maha ja niimoodi testida korda mööda. Et nüüd ta käib niimoodi ringi. Ja ta on täpselt nii piiri peal, et kui ma natuke veel pool keeret või vähem peale keeran, siis ta läheb kohe kinni. Et see läheb nüüd kokku tagasi siis. Me üksitame siin nüüd kokku. Siis saab ratast kunagi kätte ka. Paneme ratta alla. Ja siis hakkame teist poolt tegema.
pidur koos. Auto on üles tõstetud. Ja mis me teeme? Me vahetame pidurikettade ees ära ja vahetame piduriklotside ees ära. Täpselt sama protsess, mis taga. Seda ma filmima hakka, sest ma ei viitsi filmida, see on mõttetu. Te olete juba näinud, kuidas see taga käis ees on täpselt samasugune töö. Mul on siin juba eelmine aasta, kui me käisime Euroopas reisil, siis ma tegin piduri remontkomplektid läksid kõikjale. Ehk siis uued kolvid, uued kõik asjad, mis on lahad. Ma ei teagi, mis see rohkem. Kolvid on sees. Kõik sai igades ära puhastatud ja värgid. Siis ma ei vahetanud pidurikettaid ja klotse, sest et nad olid suht normaalsed. Aga nüüd, kui nad tuleb pikem reis, siis ma mõtlesin, et võiks ikka uued kettad ja klotsid panna. Ja ega siis ongi tegelikult enam-vähem tehtud kõik. Mootoris on rihm, pingutud, kõik asjad vahetatud ja nii edasi. Võib-olla ma teen kunagi kokkuvõtte kõikidest asjadest, mis ma teinud olen. Aga ma hakkan siis kettaid ja klotse vahetama siin ees. Kohe näete, millised on uued asjad. Võib-olla vahepeal näete veel midagi, kui midagi pekki läheb siin. Aga jah, läheb tegudeks. Kolvid on täitsa ilusad veel siin sees. Et siit ma seda supportit enam küljest ei võtta ja et puhastada pinda ma teen siin küljes nii puhtaks, kui ma saan. Kuna siit tuleb see piduri toru, mis läheb see külge ja siit seest käib ka piduri vedelik läbi, mis surub neid kolbe siis kokku. Et ma ei usu, et see siin nii hull on, kui ma seda lahti ei tee, sest siin on kõik eelmine aasta tehtud, puhastatud värki. Et teeme ära. Näete, päriselt panin ka uued kettad ja klotsid või ketta ja klotsid, et ei ole nii sama jutu pärast. Nüüd teine pool ongi korras ja lebo on eest ja kõik uued asjad, muidu äkki ei usuta, kui ei näita. Nüüd läheb töö edasi, aga mitte piduritega, sest pidurid on tehtud. Kohe vaatame, ma panen siin kokku ja siis vaatame, mis järgmiseks tegema hakkame. Rattad all, Newton võtmega kinni keeratud ilusti. Nüüd järgmine asi. Ma tean, et mul ei põle üks udutüli. Nii. Kus udutüli käib? See on... nii, okei. See oli tagumine. Nii. Okei, see põleb. See ei põle. See on vaja eest ära võtta. Panna kuskile siia. Üle otsa ajaks ja võib-olla jäädalt peab otsima jäädava koha, siis on okei, teeme selle korda. Udutulega on lebo teema, pistikult on üks juhe väljas. Nii, noppisin siit selle välja, katkise klemmi ja otsin uue. Proovime, kas saab siia sisse selle ja tule tööle. Juhe sees. Nüüd läbi jootmiseks. Nii, juhtmed joodetud, tegin natuke pikemaks ka, sest need olid liiga lühikesed. Liiga halb oli siin all tegutseda. Aga nüüd peaks hea olema. Proovime, koos töötab. Ma unustasin miskit ju seekord. Mida? Praegu, kui auto sees on, midagi oli veel vaja teha. Kas te mäletate, mis oli vaja teha? Ma ka ei mäletanud. Number ette. Jääb siia. Üks pool rattaid tehtud. Nüüd on vaja, ma käin ka automaailmas. Kuna rehvid on suht tõsid ja mul ei ole pumpa ja mul on nagunii reise jaoks vaja kompressorit, siis ma olen ostnud selle praegu ära. Automaailmas tagasi. Ostsin sama kompressori, mis Villul juba ülipikalt on ja tundub, et töötab. Maksis ta mingi kliendikaartiga 33 euri. Et no kohe tööle. Laseme rehvidele õhu sisse.
auto rõve. Nüüd on ta väga rõve. Mis asi see on? Normaalselt. Mingi kuradi tramm, noh. Aga haige. Nüüd varuratas külge. Väikeste ratastega ikka nii mõnus pöörata, nii kerge. Siin ei ole nagu roolivõimu enam vajagi, sest see teeb kõik ise ära. Aga nüüd tänavel lähme tangime ka. Siin tuluke põleb ja no seir on ikka väga nullis. Et ma ostsin mingit seda, me korra oleme Villuga pannud ka mingit möksi sisse. Et paaki otse, et mingi complete fuel system cleaner või mis iganes. Noh, jälle siuke asi, mis tegelikult nagu nii midagi ei tea, aga vahet ei ole, võib ju panna. Endal vähemalt parem olla, et midagi oleks pannud sisse. Et ma lähen tangin, ma ei tea, kas seda peab panema enne või pärast tankimist. Aga eriti vahet vist pole. Ma panen enne mis sisse, siis see kütus, mis sisse lasen, see segab kõik läbi. Ja siis on hästi segu. See läheb muidu 50 kuni 60 liitri hulka pannakse seda. Ma arvan, mul läheb praegu mingi 80 liitrit äkki võib sisse minna, sest mul on paaking tühi. Aga vaatame, jah. Lähme teeme asjad ära siin. Tegemist on süüks möksiga siis. Et valan ta kohe sisse ära. Ja nüüd sõidame edasi. Jube kaua aega võtab ikka. Ma imestan, et ma paagi täis sain. Sest et mul ei nii tühi see hetkel. Võib-olla odavam kütusin, mis siin on, see teeb oma töö. Nüüd siis ülevaatusaeg tuleb vaikselt peale. Homme. Jee! Nii, ma pole täna üldse jõudnud filmida. Käisin ülevaatusel, aga enne seda ma proovisin, kas signaal töötab. Loomulikult ei töötanud. Ja ma hakkasin seda siis remontima. Ja hoidsin päev otsa releed, et äkki on relee läbi, leidsime relee üles. Relee on joodetud sinna plaadi külge. Ja siis mõtlesime, et davai, teeme otseks selle. Siis ma jamasin sellega. Siis avastasime, et relee on katki, mis ma sain. Siis ma sain uue relee. Ja siis me saime selle lõpuks tööle ja mul läks põhimõtteliselt terve päev selle jamamise peale ära. Ja siis ma läksin ülevaatusele ja ma ei saanud ikka läbi. Aga õnneks on siuke kerge viga, et parem ülemine sarniir. Tellisin täna ära, lähen homme tööle, vahetan ära. Öeldi, et vahet ära ja tule näite ette ning ongi korras. Nii õnneks, ma olen selles mõttes rahul, et nii kerge viga on. Ja siis, kui nüüd homme tehtud saab, homme vahetan klaasi ära, vesiklaasi. Ja siis on niimoodi, et kõik rattad läheb tagasi, katuseraam läheb tagasi ja see ongi valmis. Siis hakkan uusi asju tegema. Ega sellega veel kahjuks asi ei piirdu. Ma ei tea, ma ei oska midagi teile rohkem rääkida siin. Et vaatame jooksvalt. Davai. Näeme juba sekundi pärast või 2 või 3 või 7. Davai. Filmid või? Hakka tööle. Keeras kõvasti kinni või? Mida? Keeras kõvasti kinni või? Mille? Jaa. Lähme siis pressi juurde või? Lähme pressime natuke. Ise milliga hakkama ei saa, kui ära tegema neist. Ma ju tahan, et sa ka natuke videotes oled. Saad emale näidata ja isale. Saan või? Jah. Tore ju. No nii, jutustasin siin, et buss on vahepeal juba pannud uue sarniiri külge, mida ma ei filminud. Aga nüüd ta oli siis kinni, pole hullu. Kohe saab kätte. Ja siis läheb alla tagasi jälle.
üks ots läheb, teine ei lähe, jah. Saan kruvikirjaga. Väga hea. Ära on küll. Ja nüüd läheb külge, jah? Aitäh, Pussu! Hommikul filmida, aga igatahes ma tulin tööle, tegin ära selle sarniiri vahetuse. Algusprotsessi ma ei filminud, sest ma mõtlesin, mulle hullult kiireks. Aga ma vaatasin, et aega küll, panin selle kokkupanemisest, ma panin ikka video, loodan, et seal midagi näha jääb. Ja nüüd ma lähen sõidan uuesti ülevaatusele, näitan ära, et see on tehtud. Siis ma lähen võtan Nõmmelt rattad, panen rattad tagasi ja vahetan esiklaasid tööl ära. Ülevaatus on olemas ametlikult. Jees. Nüüd ma tulin võtma Nõmmelt rattaid, nagu ma vist juba enne võtsin, et jah, viskab peale siis. Ennem kui rattad peale paneme, võrdleme tehase ratast. Tehas, õige. Tehas, õige. Vaata, rõve vilg juba on. Et noh, jah, ikka väike vahe on. Nüüd ma tõstan rehvid peale või rattad. Et siis kihutame tööle, järgmine hetk. Äkki ma näitan teile, kuidas klaasivahetus käib ka, mingi kiire klipp tuleb. Tööl käidud, rattad all. Äkki nägite, kuidas ma panin klaasi ette ja võtsin eest, et ma ei ole kindel, kui palju sealt näha on. Igatahes, jah, ma võtsin klaasi eest. Ma teadsin, et ta on suht mäda alt. Ta oli natuke rohkem mäda, kui ma arvasin. Ja siis puhastasin seda roostet sealt. Värvisin ära. Pärast läks klaasi krunt peale. Sinna, kus liim läheb. Ja ega rohkem polnudki. Siuke lihtne värk, lihtsalt natuke aega nõudev. Ülimõnus on sõita, praegu on küll David peal, aga ta natuke peab kuivama. Ma lähen homme uuesti tööle, siis ma teen hooldus ära. Ma sain õlid kätte, filtrid kätte ja siis ma tahaks teha veel konditsioneeri või kliima selle lekke ära parandada. Need on veel 2 viimast asja, mis on tehnilise poole pealt teha. Vähemalt ideaalis võiks olla. Mõtlesin, hakkan tööle liikuma. Ja tuli nõua ja kerge padukas on või. Nüüd läks ilm üliilusaks. Praegu enam väga vihma ei sajagi. Aga ma sõidan tööle. Käisin veel ennem automaailmast läbi. Ostsin õlilisandit. Mulle soovitati siukest asja. See on Liqui Moly mingi õlilisand MOS2-ga, et pidi päris hea olema. Seda läheb 50 milliliitrit 1 liitri kohta, 1 liitri õli kohta siis. Ma võtsin endale 2 purki, kuna mulle läheb mingi 7 liitrit ja proovime ära selle. Et hullemaks ikka ei tee. Käivitused pidid paremad olema ja ta jätab siukse õlikihi nagu igale poole, et oleks libedam see kõik värk kogu aeg, et ta ei voola sealt nagu maha. Et proovime ära ja vaatame, mis saab.
aga noh, ainuke, milles ma kaotan, on raha ja äkki tõesti teeb midagi paremaks ka. Et noh, läks kütusepaaki mingit asja, läheb nüüd mootorisse ka otse, et igale poole natuke enne reisi sisse valada, et noh, loodetavasti on parem ikka. Aga proovime õli ära vahetada enam. Davai! Kes meil jälle täna siin on siis? Üks väikselt porikud on veel. Läheb kondi remondiks, see? Läheb jah. Viime kõigelt tühjaks. Vaata, mis on midagi sees või ole? On meil tihendeid üldse siin siukseid? Mingisugused leidub ikka. Aga hea. Sööme jälle ka ikka reed. Et jõud oleks tööd teha. Tühi, jah? Ei ole. Sa oled telekas nüüd? Natuke näha ka seal, et see on lekkinud siit. Nüüd on vaja neid tihendid otsida siia otsa. Ja kokku tagasi ja äkki... Oi, ja siis on hea või? Kas siis on hea bussu? Loodame, et jääb püsima. Davai. Ma teeks, ma panen suurema või? Tihedama jaoks. Väiks? Ma panen igaks vaata. Ta on paksem või? Ta nagu paksem ka sellest, jah? Läks otsa? Läheb sisse. Läks. Nüüd sai kinni. Sellega või? Need on vist mõlemad samad või? Üks on... Nii roostus. Pane uus Bolt too igaks üks. Ma olen otsin. No nii. Kinni. Kas nüüd täidame ära jälle või? Ai. Ja siis me saame minna kodu. Eks siin peab paar päeva testima vist. Kontrollid leket või? Kas need tiirid ei leki? Korras, jah? No loodame, vaatame, mis saab. Surve on madal, aga muidu vist praegu ei leki. Ja paar päeva siin nädalavahetus sõida. Jaa. No proovime, vaata, mis on. Kui külma tuleb ja töötab, siis pole muud vaja ju. No aitäh siis jälle bussu ja head aega. Nii, võtame kokku siis, mis tehtud sai. Õlivahetus sai tehtud. Õlivahetus sai nii hästi tehtud, et terve põrand sai õlivahetuse endale. Siis õhufilter ja kütusefilter. Need sai kõik tehtud. Mida ma veel tegin? Konditsioneeri tihendid vahetasin, selle torude tihendid vahetasin ära. See on kõik või? Mitte midagi rohkem ma ei teinudki või? Okei, siis on kõik. Siis on kõik. Jah. Oota, aga kas siis on osa ka kõik või? Selle osaga? Ma ei tea ju. No igatahes, teeme niimoodi siis, et panete on ju ikka like'i, share'ite ka kõigile ja subscribe'ite. Siis olen mina rõõmsad, olete teie rõõmsad, on Birgit rõõmus, on Holden rõõmus ja ongi ju hästi. Davai, tšau! See tšau oli küll ikka ülikäi, aga noh, davai!
tšau siis, noh.